Kui me nüüd räägime juhtimisest laialt ja põhimõistetest, siis inglise keeles on väga selgelt eristatakse kahte sõna, et management ja leadership. Ja eesti keelde on seda tõlgitud kui juhtimine ja eestvedamine. Iseenesest on hea neid lahus hoida üksteisest ja aru saada, mida mõeldakse, kuid kui me nüüd vaatame nende tähendusse, siis tegelikult on management on juhatamine, ehk siis vaadatakse ära, et õiged asjad saaksid õieti tehtud, vastavalt selle, kus ette kirjutatud on, ja leadership on siis selline juhtimine, kus siis vaadatakse, et ka õiged asjad saaksid õigel ajal ja õieti tehtud. Ja teiselt poolt veel omamoodi on see management on seotud tegelikult rohkem sellise ametikohaga, et kui me võtame, siis manager on tegelikult selline ametikoha nimetus ja leadership on see oma olemuselt viis, kuidas saavutada kõike väga hästi. Aga kuidas siis võiks nagu juhtimist defineerida või selgitada ja mina olen välja toonud sellist peamiselt neli sellist tegurit, mis minu arust peegeldavad väga hästi seda, et mis see juhtimine on. Ehk siis juhtimine on oma olemuselt teiste mõjutamine. Et see kõlab küll veidi manipuleerimisena, aga ta ei ole selline halvustava tooniga, et siin on tegelikult ameeriklaste teise maailmasõja legendaarne kindral Eisenhower väga hästi öelnud, et juhtimine on see, et kui ma paned teised tegema asju, mis mul on vaja ja need, kes asju teevad, nemad siis mõtlevad, et seda kõik on neile tegelikult vaja. Ja juhtimine iseenesest on mitmesuunaline, ehk siis tegelikult ma igapäevaselt ei juhi mitte ainult iseennast, vaid ka teisi enda ümber ja mitte oma töötajaid, vaid ka näiteks kui mu ülemust, ehk siis kui ma olen ülemuse juurde või oma juhi juurde ütlen, et mul oleks vaja seda ja tema on otsustanud, et jah, saagu sinu tahtmine, siis oledki tegelikult nagu on toimunud ka juhtimine. Teine oluline komponent on see, et juhtimine on töö tegemise korraldamine. Juhtimise üks osa on see, et planeerida, hallata ressursse, kontrollida olukorda ja vajalikult inimesi kaasata. Ehk tegelikult siinkohal võiks nagu öelda ka pool huumori prisma peale, et kui on vaja, et on vaja tööd teha, siis on vaja töötaja palgata ja kui on vaja, et tööd saaksid tehtud ja korralikult, siis on juhti vaja. Kui juht hakkab tööd tegema, siis on lihtsam palgata juba töötaja, sest see tuleb odava. Kolmas oluline moment juhtimisest on teiste arendamine ja selle toetamine, sellepärast, et kui me tahame, et organisatsioon areneks ja midagi toimuks paremini, siis on tegelikult vaja inimesi ja töötajaid arendada, mis tähendab seda omakorda, et juhtimine hõlmab endas ka teatud määral olukorra kontrollimist, mis toimub, inimeste koolitamist ja lõppkokkuvõttes ka vastutust, ehk siis see, mis on vaja ära teha, see ära tehakse. Et selle teiste arendamine üks osa juhtimisest ja lõpuks kõige olulisem minu meelest on juhtimise puhul on vastutus. Juht peab võtma vastutuse, et kõik saaks tehtud. Nüüd vastutuse puhul on mõnikord olukordi ja asju, millega ma ise nõus ei ole ja see põhineb ennekõike delegeerimisele. Võite panna chati, et mis te arvate, et kas vastutust on võimalik delegeerida. Et iseenesest on vastutus selline kohustus, ja tõenäoliselt sellist vastutust ei saa ka kellelegi delegeerida, et ma saan võtta kohustust, et ma midagi ära teen, aga ma ei saa seda kunagi delegeerida.